Kaisa kuuleb. Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad. Tere! Hello! Ma just ütlesin Kaisale, et ma ei tea, kuidas alustada. No mina tahan alustada sellega, et ma olen täielik ray of sunshine üle 2 kuu. Ja miks? Kas me saame kohe kõrge madalpunktid juurde ilmselt siis jah? Mul on mitu kõrgpunkti, kõik 2 tükki ja seotud mõlemad tervisega. Number 1 on see, et ma lõpuks astusin välja sellest nõiaringist, mis oli minu haigus ja läksin mina arsti juurde ja mul oli, põhimõtteliselt mina käisin viimati, nagu mu arst mind teavitas, arsti juures aastal 2016. Mida pekki, see on ju täiesti, väga ammu tõesti. Väga ammu, selles mõttes, et ma olen emosse sattunud muidugi, nagu vahepeal, aga see on ka mingi seotud mingi, ma ei tea, et ma kukkusin välise vigastusega, jah. Et mitte nagu tervise pärast. Issand, sul oleks varsti 10 aastat täis. Oh my god. No inimene tõesti ei taha arsti juurde minna. Ei taha, mul on mingi trauma, ei tea, kus see tuleb ilmselt lapsepõlvest, nii et ei külasta tihti arsti, aga nüüd ma läksin, sest et 2 kuud olla mingis köhas ja palavikus nagu niimoodi konstantselt, et mingi nädal aega oled terve ja siis ülejäänud 3 nädalat oled maks haige ja ma tean, et te kõik olete juba nii done sellega, et me kogu aeg ütleme, et me oleme haiged, nii et ma võtsin midagi ette, läksin arsti juurde ja mulle väga meeldis, kuidas mu arst seda olukorda handlis, et ta ei olnud nagu minu perearst, selles mõttes, et minu perearst oli siis puhkusel vist ja tema asendas, et oli siuke noorem naine ja ma rääkisin talle ära, mis olnud on, ütlesin, et ma lähen tööreisile ülehomme ja mul on väga vaja mingit lahendust nüüd, et ma ei saa isegi astuda ilma selleta, et ma hingeldaks, ilma et ma köhiks, ilma et mul mingi palavik kohe tõuseks ja siis oli mingi, et okei. Et vaatame selle põletikunäidu ära, aga isegi kui see midagi ei näita, siis ma panen su antibiootikumide peale, anname sulle inhalaatori, paneme sulle ikkagi mingi paratsetamooli, mingi siuke unerohuga, et ma saaks lõpuks magada, sest ma ei ole maganud 2 kuud normaalselt. Et ta oligi nagu, et ilmselgelt, et su kehal on midagi viga, kui ta niimoodi käitub, isegi kui seda põletikunäitajat ei tule ja üldjuhul antibiootikumid antakse põletikunäitaja alusel. Ja aga ta lasi sul nagu hingata ka ja siis sa mingi hakkasid kohe seal köhima, et ta nägi seda kõike juhtumas ka, et see ei ole lihtsalt mingi, ma ei tea, tulen välja mõeldud jutuga siia. Jah, et ta nagu kuulas ma kopse ja oligi, et hinga sügavalt sisse, siis ma hingasin, kohe kui välja hingasin, siis ma hakkasin köhima, siis ta oli mingi, et okei, proovime niimoodi, et hingad sügavalt sisse ja teed hästi kiire välja hingamise ja siis ma tegin ka ja siis mul jäi köhahoog nagu pärast seda ülikiiret välja hingamist ja nagu lögane ja rõve köha, siis ta mingi, selge, siin on midagi väga pahasti ja siis oligi, mul on bronhiit ja siis mingi alge kopsupõletikule. Et see on see, miks mul 2 kuud on olnud nii sitt tervis. Et nüüd ma võtan oma ravimeid 2 päeva ja mul on nii hea olla, maailm on nii ilus. Ma tunnen, et nagu inimene, mul on nii palju energiat. Sa oled mingis udus elanud lihtsalt viimased 2 kuud ja nüüd sa tuled sellest udust välja. Ja mõtle, ma arvasin, et see on normaalne. Mõtlesin lihtsalt mingi D-vitamiin, päikest pole, tead küll. See ei ole üldse normaalne, nii et ärgitan ikkagi mingi arsti juurde, kui nagu on ikkagi midagi viga. Ärge oodake selle kõige hullema hetkeni, kus ma ootasin. No ma siis räägin siis oma asja ka kohe ära. Mina vaevlen praegu väga õudse põiepõletiku käes, kes on meie seda tervise osa kuulanud, teab, et see ei ole minu jaoks uus asi. Põiepõletik on mul elus olnud väga palju, aga viimastel aastatel üsna harva, nii et see nagu ei ole enam normaalsus mu jaoks. Aga laupäeval vastu pühapäeva siis algas mul nii jõhker põiepõletik, et ma ei maganudki öösel. Ma käisin muudkui vetsuvahet, istusin kuuma duši all, see leevendas natukene, aga ma olin täiesti mingi nutsin seal duši all lihtsalt. Ja siis ma olin nagu, et ma ei saa seda pühapäeva üle elada niimoodi, et mul ei ole mingit abi. Ja me läksime Anetega EMO-sse ja siis oligi uriiniproovist leiti see põletiku näitaja ja sain antibiootikumid, mida ma olen nüüd 2 päeva võtnud, aga pean ütlema, et väga suurt abi veel ei ole olnud nendest. Võib-olla on valed antibiootikumid? Sest et see on ju ka tihti mingi... Neid on ka palju erinevaid, on ju. Ma olen kindlasti seda sama ka varem võtnud, aga jällegi ma ei tea, kas mul oli siis sama hull põiepõletik või et võib-olla leebema puhul see aitaks kiiremini. Ühesõnaga, eks ma võtan selle kuuri muidugi lõpuni,
aga mul on juba sihuke kartus sees, et see päris ei aita. Nüüd õnneks ma tellisin Inglismaalt seda ühte ravimit, millest ma vist isegi, mida ma mainisin seal tervise osas. Symbioosis Cystalia, C-ga C-Y S-T-A-L-I-A. See on seal laua peal, siis me pole mingi vaatab, zoomime seda sisse mingi. Et Eestis seda kahjuks enam ei müüda, sest et vist see ei müünud nii hästi, mis on nii kurb, aga ma leidsin siis Inglismaa mingi lehe, kust ma sain kohe tellisin 2 pakki endale seda. Ja nüüd ma teen selle kuuri uuesti läbi, võtan oma teemannoosi, toidulisandit, mis peaks ka aitama. Aga ma mõtlen, ma mäletan, kui sa ikkagi rääkisid sellest põiepõletikust ja kui mingid kirjad tulid, et siis sa ikkagi ütlesid, et päris paljudel meie kuulajatel on ju ka muresid põiepõletiku, et kuidas see siis nagu ei ole enam see ravim siis või see pulber poodides. Ma kardan, et võib-olla paljud inimesed ei avastanud seda ravimit ja siis neil juba sai see mingi testperiood äkki läbi. Ja siis nad olid mingi okei, et pole vaja. Ma kardan, et äkki niimoodi oli, sest et tõesti väga paljud naised vaevlevad selle käes ja mul on nagu nii kopp ees nagu mul ei ole ikkagi nagu mingit täielikku lahendust või ja ma hästi palju kirjutasid mulle ka, kui ma viimane kord sellest rääkisin ja ühest küljest mul on nagu hea meel, et inimesed jagavad enda kogemusi, aga me peame meeles pidama, et meie kehad on nii erinevad ja mis ühel inimesel aitab, ei pruugi teisel inimesel aidata ja mis ühel inimesel üldse tekitab seda põiepõletikku, ei ole teisel inimesel sama asi on ju. Et selles suhtes ma veel ei ole nagu selle täieliku lahenduseni jõudnud. Aga ma loodan, et sa jõuad ikkagi sinna helgema piiri või sinna üle selle piiri ja et saad ikkagi korda. Ilus on see maailm niimoodi. Ma tahaks jah, sest ja tegelikult mis on veel hästi kurb sellega seoses on see, et mul on see nädal 2 viimast ujumistrenni ja täna on 1, ma ei lähe sinna, sest et kloorivesi pikka aega olla seal vees on ka üldse halb. Ja ma olen praegu seal staadiumis, kus ma ikkagi käin iga mingi poole tunni tagant vähemalt vetsus, nii et üldse see kõik lihtsalt nagu, ma ei saa minna. Et vaatame, kuidas neljapäeval on, aga frustreeriv on see, sest et ma ju võtsin nagu eesmärgiga selle kogu ujumisprotsessi ette ja nüüd ma tunnen, et nagu ma ei saa seda lõpuni viia, nii nagu ma tahaks, mis on kurb. terve aja ma pidin keskenduma su jutule, aga ma vaatasin su ripsmeid, sul on väga ilusad ripsmed. Ma käisin Lash Liftis, sellepärast nad paistavad silma rohkem. Ma tänan. Aga ma ütlen siis ühe, sest et see oli mu highlight, aga ma ütleks ühe veel. No nii. Sest et naised mõistavad mind. Ei, nagu ma lähen siin, nagu sa vaatad YouTube'is, siis ma ei saa, ma jälgin lihtsalt ennast kaamerast ja mu nägu on nii valge, ma käisin just näohoolduses, nii et ma ei lihtsalt, täna on siis meigivaba päev, sest et laseme ikkagi nüüd sellel näohooldusel maksimaalse tulemuse mulle nagu anda, ehk siis let's embrace the natural life siin, eks ju, aga jah, see on naljakas vaadata, sest mu kael on fake tänitud. Aga highlight on see, et mul hakkas menstruatsioon ja see on nagu esiteks alati mul highlight selles mõttes, et mul ju ei ole päevi väga tihti ja nüüd, esiteks nad tulid, mis on tore, aga teiseks mul on nädala lõpus suur bachata festival, kus ma õpetan ja ma arvasin, et mul hakkavad, sest ma tundsin ära, et mul hakkab see kuu ja ma olin kindel, et hakkab nagu sellel festivali päeval. Ma olin kindel ja kõik meie grupis tüdrukud on samas olukorras. Neil hakkavadki ilmselt nagu festivali päevad, nii et vaesed tüdrukud, aga mul hakkas varem, nii et mu keha, ma pean ütlema nagu aitäh oma kehale, et ta teadis, et okei, nädala lõpus sa pead olema enda tippvormis, nii et teeme nädala alguses kõik need halvad asjad ära, et teeme nagu selle haigus ära ja teeme need päevad ära ja kõik ära. Ta teeb suga koostööd. Ta teeb muga koostööd ja see on nii tore. See on tõesti väga tore. Ei saa sama öelda. Jah. Okei, aga oota. Ma mäletan, see oli su madalpunkt, millest sa rääkisid. See oli tõesti. Mul on praegugi üsna sitt olla. Nii et kui ma ei ole päris oma tavaenergias, siis teate miks. Aga minu highlight on see, et ma olen enam-vähem tagasi oma kokkamise lainel. Ma ei mäleta, kas ma siin podcastis olen seda maininud, võib-olla isegi olen, et viimased mõned kuud. Mul kuidagi ei ole absoluutselt olnud tahet ega energiat söögi tegemisele keskenduda.
ja ma ei viitsinud, ma olen nagu kui ma üksinda söön, ma võin mingi võikut ka süüa, ma olen täiesti savi, kuigi tegelikult ilmselgelt nagu loogiliselt mõeldes ma peaksin ju tahtma ka enda keha kõige paremaga toita ja täisväärtuslik toit ja mis iganes, aga kuidagi ma ei olnud selles mindsetis. Ja nüüd ma ei ole veel päris tagasi jõudnud sinna, kus ma eelmine aasta olin, kus ma muudkui küpsetasin ja proovisin igast uusi asju, aga ma olen teel sinna, sest et ma olen viimase mingi, ma ei tea, 2 nädala jooksul teinud hernesuppi, oma lemmik roosat pastat, kes mind YouTube'is jälgib, siis te teate see Barbi pasta, lasanjat, kartuliputru hakklihakastmega, kanatakosid ja midagi kindlasti veel. Nii et ma olen sellel lainel. Väga äge. Ma tahan ka jõuda sinna lainel uuesti, kuigi vaikselt, aga ei ole ikka päris nii nagu kunagi. No sul üldse pole elus nagu sellist rutiinigi, et ma ei tea, see ongi keeruline praegu üldse. Jah, aga peaks selle rutiini tagasi tooma. Sest see on tõesti tegelikult nagu, sellel on nii suur väärtus, kui sul on kodus hea toit olemas. Et ma vahepeal nagu tellisin päris palju, mis on iseenesest ka tore, aga kui sa seda liiga palju teed mingi aeg, siis see kaotab oma selle võlu. Ja siis see tellimine on ka juba siuke, mida ma siit jälle võtan. Ongi, sa võtad ju enamus aja ikkagi sarnaseid asju ja siis tüdined ära sellest maitses, sest kogu aeg on sama maitse, sa tead, mis on. Ja, et väga tore ikkagi, kui on oma tehtud hea toit. Ma alguses mõtlesin, mina madalpunkti täna ei ütlegi, sest et elu on nii ilus olnud viimased 2 päeva. Aga ma ütlen siis jällegi naljaka, või mitte naljaka juhtumine, võib-olla nagu jällegi olukord, millega paljud relate-ivad. Ma olin reklaami ohver. Mis reklaami? Mul hakkas Instagramis siis story'de vahele ja reelside vahele, feedide postituste vahele kogu aeg lükkama seda High Smile V34 seerum, see lilla seerum, mis peaks siis tegema mingi maksimesid su hammastega, nagu niimoodi, et sa paned ühe hamba peale ja kõik nagu testivad, need on need videod ja siis, kui sa selle ühe hamba ära puhastad, siis see mingi lumivalge. See on nagu see hõbe šampoon su hammastele. Täpselt. Ja olin ma Prantsusmaal ju natuke aega tagasi nüüd tegelikult, sest ma suht alles enam-vähem tulin, aga Sephoras müüdi seda ja ma mõtlesin, et okei, et ma ei pea tellima, et nagu mul on huvi suur selle vastu, et nagu äkki toimibki. Palju maksis? See maksis 35 €. No ei olegi odavam asi mingi hammaste toote eest, mis nagu, jah. Ja proovisin, tegin täpselt nii, nagu need videod olid. Panin ühe hamba peale, ootasin ja koos sõbrannaga Prantsusmaal tegime seda. Ta tegi sama, siis ma mingi, nii põnev. See ei töötanud. Täiesti skämm. Võib-olla, ma ei tea, kas Euroopas, sest see vist mingi USA toode või? Ma ei ole kindel. Ma ei tea, igal juhul vist on, ma ei tea, igastades ma tean, et kui see on USA toode, siis ilmselt USAs on mingid täiesti teised ained selle sees. Jah, sest Euroopas ei lasta siukest keemiat üldiselt. Täpselt, nii et ma ei tea, kas asi võib selles olla, et võib-olla äkki see seerum on ülihea kuskil teises riigis, aga see, mis Prantsusmaal oli koha peal, no täielik skämm. Ütlen kohe, kui tahtsid tellida kunagi või proovida, siis mõttetu reklaami ohver lihtsalt ta ei tee selliseid imesid. Võib-olla natukene midagi muudab, aga nagu kui sa tahad mingit toimivat hambapastat, siis mis see nüüd on? Pearl Smile vist. Jah. Roosat värvi hambapasta. Jah, Pearl Drops. Ja. See tõesti toimib. Eriti, kui sa teda ikkagi järjepidavalt kasutad, no vahe on märgatav. On. Nii et seda me soovitame. See ei ole sponsort, aga lihtsalt ma mõtlesin, et selle jutu jätkuks. Ja ei ole skämm ka. Ja. Nagu te teate, siis meie oleme 20-ndates. Mina 27, Kaisa veel 26. Selles suhtes on veel mõned aastad minna sinna 30-ndani, aga omajagu oleme me juba oma eluajal õppinud. Ja me panime kirja 20 õppetundi, mida me oma 20-ndates oleme õppinud. Jah. 10 pani Kaisa kirja, 10 pani mina. Ma arvan, et seal kindlasti kattuvad mõned. Mul kindlasti ja ma oleks tegelikult, ma olin nii hoos hommikul, sest et Kaisa saatis hommikul selle podcasti idee
ja ma olin mingi, et okei, väga huvitav teema, aga et alguses ma olin mingi, et oh my god, ma ei tea, kas on midagi. Ja siis ma hakkasin järjest kirja panema kõik, mis ma õppinud olen, ma mingi nii hoos, siis mul oli juba mingi 12 tükki, ma olin nagu wow, okei. Nii et me mõtlesime, et tegelikult meil ilmselt tõesti tuleb mõlemal neid veel ja me saame ka teise osa teha või siis ma hakkasin mõtlema, tegelikult see oleks jumala hea live podcasti teemaga. Oleks küll, jah. Et siis võib-olla siis suudame veel nii palju mõelda, et oleks seal ka, sest tegelikult tulid need üsna kergelt tõesti. Yeah. Nii et selles suhtes tundub, et elus on ikkagi midagi toimunud, õppetunde on olnud, et need nii kergesti siia notesidesse kirja said. Yeah. Kas sa tahad alustada? Ma võin, aga ma ütlen, tead, mul tulid need nii täiesti random järjekorras, et ma ütleks, et kõik need on sama kaaluga, et ei ole mingit üks on väiksem asi kui teine asi, et see on nagu ikkagi sama. Suht jah, nii et ma ütlen täiesti nagu lampi, mis mul järjest siin on. Ja mul on siis pandud siia selline asi, et ma panin inglise keeles kõlas paremini be a sponge, nagu et ole käsn. No nii. Sest et mida nooremad me oleme, seda vastuvõtlikumad me oleme uuele infole. Kui me mõtleme sellele, kui kiiresti lapsed õpivad keeled näiteks ära, et mõni laps võib osata 4 keelt selles vanuses, kui ta on juba mingi 6 või 7, lihtsalt sellepärast, et ta on kas ümbritsetud, on kogu aeg sellest keelest ja ta on selle imanud enda sisse. Mida vanemaks me saame, seda vähem selles mõttes me oleme nagu vastuvõtlikud, et ongi, kas me ei ole enam harjunud nagu õppima nii palju, sest koolis vaata see harjumus on sul ja siis see kaob ära, mida vanemaks sa saad. Et mina olen õppinud, et praegu veel 20-ndates positiivselt öeldes on su klaas veel pooltühi, nii et sa saad sinna nii palju veel panna ja õppida ja palju kergemini. Ja tegelikult ma arvan ka seda, et kui sa 20-ndates ka pidevalt veel hoiad seda muscle'it töös nii-öelda, et sa oled vastuvõtlik, siis see kandub ka edasi, et veel rohkem nagu, aga mida rohkem kinnisem sa juba nagu nooremas eas oled, siis ega see paremaks ei lähe. Et üldse ma arvan, et mida aeg edasi, seda rohkem meil tekivad erinevad hirmud, mis takistavad meid proovimast uusi asju või ma ei tea, igast hirmud lihtsalt tekivad. Aga kui sa pidevalt nagu hoiad seda töös, et ei, ma proovin ikkagi või et ma tahan õppida midagi uut, siis seda kergem on seda ka veel hilisemas elueas teha. Ja, ehk siis ma arvan, 20-ndates ongi, et kui sul on võimalus võtta palju koolitusi, õppida täiesti erinevaid asju, et asjad, mis võib-olla isegi ei ole sinu arust, et ei käi kokku, ei ole loogilised, sa lihtsalt tahad õppida, ma ei tea, ma tahan õppida barista ametit ja siis ma tahan üldse õppida juurat ja siis ma tahan õppida üldse, kuidas mingit web-disaini teha, et nagu õpi kõike, kui sul energiat on. Sest et minu arust see tulevikus annab nii palju juurde. Ja, see igal juhul need võivadki olla tõesti täiesti eri valdkondadest, aga see laiendabki sinu tuleviku võimalusi ja lihtsalt teadmiste pagasit. Ja. No mina olin inspireeritud oma praegusest seisundist ja panin esimesena kirja. Tervis on kõige alus, nii vaimne kui füüsiline tervis, sest et nii, see ka väiksemal skaalal, nii kui on see mingi külmetushaigus, kus sa köhid kodus, oled palavikus, siis sa mõtled ju iga kord sellele, et issand, kui tore on terve olla. Et peaks seda ikka rohkem hindama. Mina praegu. Et tõesti, sest et kui sul ei ole ikkagi tervis korras, siis sa ei saa juba teisi elu asju nautida. Ja võimalusi, ma ei tea, vastu võtta, oleneb, mis haiguse või teemaga tegemist on, aga et tegeleda sellega, kui sul on kas mingi krooniline haigus, kui sul on vaimse tervisega probleeme, et tegeleda kõikide nende asjadega ja nagu liikuda selles suunas, et saada nii korda, kui vähegi on võimalik. Ja tihti me mõtleme, et meil ei ole aega, see olen siis mina ja ma olen see inimene, kes räägib kõigile seda vastupidist juttu, mida ei tohi kõike teha, aga ma ise teen täpselt kõike, nii et selles mõttes, kui sa ei taha mind kuulata selle teemal, siis it's okay, sest et väga controversial, aga tegelikult ka mina peaks nüüd ennast kuulama, et kui sa ei ole terve, siis meil on tihti nagu need vabandused, et ma ei saa võtta pausi, ma ei saa ravida ennast, sest et ma ei tea, tööl ma jään asjadest maha või koolis, ma ei tea, ma jään mingitest teemadest maha ja siis ma ei saa järgi ja siis on raskem ja nii edasi, aga tegelikult on raskem minna edasi, kui su tervis on lappes. Jah, no nii, ja sinu järgmine punkt? Järgmine on siis pandud mul selline asi, et ümbritse end inimestega, kes on sinust edukamad ja õpi neilt. Sest et me ise areneme ka, ma arvan, sellisteks inimesteks,
kellest me ümbritsetud oleme, et kui me oleme ümbritsetud inimestest, kes ainult halavad enda elu üle või ei ole midagi oma elus saavutanud ja näiteks tõmbavad sind ainult alla mingi, et kui sa üritad midagi teha, sest et nemad ei ole kuskil oma elus näiteks jõudnud, siis sa ise jääd ka ilmselt kinni. Et minu arust on hästi motiveeriv, mul on hästi palju inimesi kõrval, kes ma tunnen, et on minust edukamad või on minust targemad või mis iganes ja ma tahan, et nad oleksid mu ümber, sest mul on nii palju neilt õppida, nagu ma tunnen, et ma arenen, kui ma olen nende inimestega. Ja üldse ma arvan, et kui sa ümbritsed ennast inimestega, kes on võib-olla hästi mugavustsoonis või kuidagi ei saavuta väga palju enda elus, siis see viib sind ennast ka sinna mugavustsooni, kus sa vaatad, nojah, aga samas mu ümber ka keegi nagu ei tee midagi või no mu sõbrad on ka mingi kuskil paaris tööl näiteks, no mitte, et selleks midagi halba oleks, aga kui sa näiteks, tahad ambitsioonikam olla, on ju, et siis see võib viia sind sellesse mindset, et no ju siis ei ole hullu nagu, et kui ma ka võtan lõdvalt või et selles suhtes ma nõustun sellega, jah. Nagu selles mõttes kindlasti ongi inimesi, kellel on võib-olla hästi saavutatavad eesmärgid selles mõttes, mis ei nõuagi mingi ülipikka elutööd ja see on jumala okei, et selles mõttes, et kui mõne näiteks naise elu eesmärk ongi, et saada lapsed ja olla näiteks kodune ema, siis ma arvan, et tema nagu ei mõtle mingi seda, et okei, nüüd ma pean nagu järgmise sammu oma karjääris tegema või mis iganes, et et me kõik tahame elust erinevaid asju. Aga siis sa ümbritsed ennast võib-olla sõbrannadega, kes on väga head emad. Jah. Ja siis sa saad nendelt midagi õppida. Et ükskõik, mida me oma elus tahame teha, siis meil on alati õppida teistelt inimestelt. Ja sellega ma nõustun täiega, et mega nagu mõjutavad sind need inimesed, kes su ümber on üldse seda, et mis sinu arvates on normaalne. Et no näiteks, ma ei tea, minu ümber on ka nagu väga tublid ambitsioonikad inimesed, kes tahavad elus asju saavutada, siis ei ole normaalne see, et käime mingi joome iga nädalavahetus ennast täis näiteks. See on lihtsalt nagu näide. Aga et kuidagi nagu mingid sarnased mõttelaadid juba, võib-olla mitte sarnased sihid, et me ei taha nagu elus samu asju, aga mingid mõttelaadid, mustrid ja sellised prioriteedid mingil määral on sarnased ja see aitab elus edasi. Nagu ma arvan, et kui su sõbrad on samal lainel, mis sina või kõrgemal lainel, siis. Nõustun. No nii, minu selline õppetund, mida ma ise alles veel õpin ja rakendan, aga see on kohale jõudnud. No nii. Kui sina enda eest ei seisa, siis kes veel seisab? Ja seda siis nii töökeskkonnas, sõprussuhetes, romantilistes suhetes, kas või võib-olla vanematega. Ehk siis, et tuleb õppida paika panema oma piire, sest et kui sina neid piire paika ei pane, siis need pannakse sinu eest paika ja sulle ei pruugi sobida see. Et ei tasu endale pähe lasta istuda, sest et lõppkokkuvõttes see on sinu elu, sa tahad elada oma parimat elu ja kui sinu arvelt käib mingisugune tegevus või ühesõnaga, kui sa ei ole rahul, siis see on sinu asi suu lahti teha ja öelda. Nüüd sealt edasi on juba seal on erinevaid variante, kuidas asjad lähevad. Ega alati see kõik ei ole nii lilleline, et sa ütled, et mulle see asi ei meeldi ja siis see asi muutub. Ja, et see teine inimene näiteks aktsepteerib seda. Ja, et see ei pruugi üldse nii olla, aga siis sealt edasi sa saadki teha omad järeldused. Et näiteks võtame mingi töökoha näite. Sulle tahetakse anda lisakohustusi, et ma ei tea, ettevõtte laieneb, meil oleks vaja mingit seda asja ka teha. Sina tunned, ja palka ei tõsteta. Ja see on klassika, palka ei tõsteta. Sina aga tunned, et see läheb sinu piiridest üle, sa ei taha lisakohustusi võtta. Sa ütled selle välja, et ma ei tunne, et ma saaksin hetkel midagi juurde võtta. Ja siis sealt edasi, kas sind hakatakse ähvardama, et kui sa ei võta, siis me leiame kellegi teise, kes teeb seda või kas võetakse seda kuulda ja üritatakse asi muud moodi lahendada, et siis sealt tuleb sinu nagu järgmine samm, et kas sa pead töökohta vahetama või kui see on sõprussuhtes mingi asi, võib-olla see sõber siis kahjuks peab kaduma su elust, kui see on mingi väga mingi tõsine asi näiteks, mille vastu ta kogu aeg eksib, mis sulle ei sobi. Et jah. Ma nõustun, et see on üks raskemaid asju, ma arvan, mida õppida. Minul on endiselt raskusi sellega näiteks. No mul ka. Ma õppisin reaalselt seda alles eelmine aasta, nii et Reaalselt, pluss on nagu see, et sinna enese ees seismine, see on ju ka see oskus ei öelda. See oskus
issand jumal. Ilma süümepiinadeta endiselt ma vist ei suuda ei öelda inimestele, kuigi sa ei peaks süümepiinu tundma. Nii et... Aga ma ütlen, et mulle tundub praegu enda kogemusest, et see on ka selline treenitav asi. Absoluutselt. Mida rohkem seda teed, siis sa oled ka uhke enda üle, et näe, ma tegin ja sa saad sellest nagu juurde seda julgustust, et edaspidi veel samamoodi käituda. Jah. Nii et see on treenitav ja sellega tuleb lihtsalt kuskilt otsast alustada, võib-olla siis mingitest lihtsamatest asjadest. Sealt saad seda julgust juurde, kuni lõpuks sa julged seda teha ka, ma ei tea, kõige raskemates olukordades. Et jah. Okei, järgmine minu oma jah. Siin mul ei ole nüüd ühtegi konkreetset näidet, vaid see tuleb pigem siis jällegi lapsepõlvest. Et eksid on okei, seni kuni sa õpid nendest eksimustest. Ja miks ma panin selle on sellepärast, et ma mäletan lihtsalt seda, et kui sa lapsena teed mingi vea, siis hästi tihti, pahatihti vanemad näiteks reageerivad üle või annavad mingi väga negatiivse reaktsiooni su nii-öelda failure'i või nii-öelda siis eksimuse peale. Ja siis me oleme traumatiseeritud sellest ja siis me kardame nüüd jälle nagu üldse tulevikus ka eksida. Ma teen enne, kui keegi teine jõuab seda teha, traumeeritud, mis ma ütlesin? Traumatiseeritud. Okei, traumeeritud. Super. Ma endiselt aklimatiseerun vahepeal. Ja noh, eks üldse mõjutused inglise keelest ikkagi tulevad ka sisse. Aga nii. Ja, et nagu selles mõttes jah, et me kardame eksida, mida vanemaks me saame, et sa tunned, et eksimine ei ole inimlik, sa tunned, et kui sa eksid, siis keegi nii-öelda vaatab sind kuidagi halvasti, imelikult ja et mis mõttes, et kuidas sa niimoodi nagu kuidas sa ei oska sükast asja või mingi noh. Jah, aga tegelikult see on okei, sest me õpime ka oma eksimustest, mitte nagu oma ainult edulugudest, eks ju. Ja see on okei, kui sa tõesti õpid oma eksimustest, et kui sa astud ühte ämbrisse ikkagi 7 korda, no siis on midagi väga pahasti. Selles suhtes, et võib ka juhtuda, et astud 7 korda, aga siis 8. õpid. Räägin omast kogemusest, et mina paraku olen pidanud oma elus ikkagi mingisuguseid vigu väga mitu korda tegema, et nad mulle lõpuks kohale jõuaksid. Aga ma arvan, et noh, mida ma arvan, no kui on nii, siis on nii, no mis teha selles suhtes, et ega lõppkokkuvõttes meile jõuavad asjad kohale siis, kui need peavad jõudma. Et see, et kui keegi teine kõrvalt ütleb midagi, et kuule, äkki sa ei peaks niimoodi tegema, aga kui sa ise enda sees võib-olla ikkagi see klikk ei ole ära käinud, siis no ei ole midagi teha, siis teed veel korra seda viga ja loodad, et siis äkki järgmine kord õpid. Aga ma selles suhtes minul on hästi tugevalt mingite väga veidrate asjadega sees see eksimuse kartmine. Ja, sama. Et ülilambi näide, aga mina ei julge mängida PlayStationi mänge. Ja ma ei tea täpselt, kus see tuleb, aga eks ta lapsepõlvest kuskilt tuleb, et ma midagi valesti tegin, keegi reageeris väga drastiliselt kuidas, sellele. Mida sa teed? Ja siis nüüd mul on nagu see, et ma kardan, ma ei tea, mis tuleb teha, ma ei tea, mis nuppu vajutada ja siis ma lähen juba paanikasse ja siis ma ei otsustan üldse mitte teha seda. Kuigi nüüd me panime Maaritiga Kaisa videomängu mängima, sai väga hästi hakkama. Nii et... Ma ei tea, kas väga hästi. Aga sai hakkama selles mõttes. Jah, et ma proovisin vähemalt, mis on juba suur samm. Et kas või proovida elus ükskõik, mis see käib nii paljude asjade kohta. Proovi, vaata ja kui ka kohe välja ei tule, proovi uuesti. Eksid, siis eksid. Jah. Nii see elu käibki. Täpselt. Vau, nagu me teaks täpselt, me oleme elanud oma 80 aastat ja nii käibki elu. Noh, see on see, mis me praegusel hetkel oskame öelda. No võt, läheb isegi eelmisega kokku, et tee asju, mis sind hirmutavad. Et hirm võib olla, aga tee ikka. See kattub meil. Et näiteks, mul on siin mõned näited ka toodud, YouTube'iga alustamine. See oli kunagi väga hirmus sammu jaoks. Ma tundsin, et seda teevad ainult professionaalid. Ma ei tea, mis ma üldse teen, ma ei oska monteeridagi, mis inimesed ütlevad. Ja, inimeste hinnang oli väga hirmus. Jah, ja ikkagi alustasin, mis siis, et oli hirmus ja tänase päevani tegelen sellega ja see toob palju rõõmu mu ellu. Siis minu puhul kas või ka see villasse minemine. Mul olid seal ka igasugused omad hirmud, kuidas see läheb, ma ei tea, nagu, mis sellest välja tuleb üldse, mis seal saama hakkab, igasugused hirmud. Tegin ära, oli minu jaoks väga positiivne kogemus. Töölt ära tulemine.
teadmata, mis edasi saab täpselt. Hirmus, see on riski võtmine, ma ei ole elus tegelikult väga suur riskide võtja. Ma kardan seda teha, aga nagu me näeme, siis minu jaoks vähemalt selle riski võtmine tasus ennast ära. Siis sükestest väiksematest asjadest võib-olla, et ma tean, et paljudel on see hirm üksinda kuskile minna. Ma ei tea, kas üksi söömas käimine, üksi kinos käimine. Üksi reisimine. Lennujaamades olemine. Või sotsiaalsetes olukordades olemine, mingi üritustel käimine. Et seda hirmu ma olen nüüdseks juba mitu korda ületanud, et mingid need PR-üritused, mis on, ma olen hästi üksinda sinna kohale läinud ja ei ole mitte midagi hullu minuga juhtunud. Ja nüüd mul on nagu edaspidi ka see julgus seda teha. Ja kui sa teed neid väikseid samme jällegi, alustad kuskilt, siis see nagu kandub üle ka suurematesse asjadesse, et siis võib-olla jõuadki üks päev sinna, kus sa julged üksinda reisile minna näiteks. On ju. Või oma ettevõttega alustamine, ka hirmutav samm. Aga siin me oleme 2 ettevõtjat. Wow, see on nii kuidagi official nimetus. See on nii suur sõna, mulle meeldis. Aga ühesõnaga nii, et sul oli ka kirjas, et hirmutavaid asju peab tegema. Ja. Et need, kes ei riski, need ei ela. Ja, et see oli mu sama nagu mõte. Wow. Vabandust, ma olen tervenemisi teel, et ma ei öelnud, et ma täiesti terve olen. Aga lähme siis minu järgmise asja juurde, mis on siis mul kirjas. Ja ütlen inglise keeles, aga ma saan selle eesti keeldega tõlkida, aga lihtsalt see jällegi kõlas paremini. Ja see võib-olla kõlab natukene shallow't ja kohe, kui ma ütlen, siis saate aru, mis ma mõtlen. Dress for the part ehk siis riietu vastavalt enda rollile. Ja näide siia. Me kahjuks elame maailmas, mis on üles ehitatud suuresti välimuse peale. Vähemalt praegu me oleme kuidagi liikunud sinna suunas minu arust maailmas. Ja mis ma mõtlen sellega on see näiteks, et mina olen tantsija ja sa põhimõtteliselt turundad või nii-öelda esindad ennast kogu aeg. Ehk siis sa ei saa käia ringi nagu kalts ja loota, et keegi tahab sind palgata, sest et üldjuhul tantsijatelt oodatakse, et sa oled ilus kogu aeg, put together ja nagu sätitud, täpselt. Kui sa töötad advokaadibüroos, sa ei saa sweatsidega minna kohale, sest et kes sa sind tõsiselt võtab, kui sa lähed mingi dressikomplektis või milleski nagu tööle. Et kui sa oled advokaat, jurist, üldse mingi väga ametlikus, eks ju, kontoris, kuskil ettevõttes, siis sa pead ikkagi käima ka riides niimoodi, et sa oled tõsiselt võetav. Seda saab alati muidugi nagu kureerida nagu vastavalt oma stiilile, natuke seda suunata, on ju. Aga jah, ma saan aru, mis sa mõtled. Jah. Et selles mõttes, ma ütlesingi, et see kõlab väga nagu what the fuck, eks ju, aga nii on. Et nagu, et ma ei taha öelda, et välimus on kõige tähtsam, aga see on väga oluline roll selleks, et sa saaksid nagu ennast esindada ja ennast nii-öelda müüa. Ja, et sa oleksid tõsiselt võetav. Ja, täpselt. Jah, mõnikord tahaks natuke nagu sudida selle vastu või ei tahaks vaata, et oleks nii, et... Jah, aga sul on see variant siis, kui sa näiteks ei tee tööd. Nagu selles mõttes, et mitte ei tee tööd, vaid nagu, et kui sa ei ole tööajal, nagu mitte tööajal siis. Et nagu kui sa tahad näha välja nagu kodutu, ka mina vahepeal olen nagu, mul on jummele savi, milline ma välja näen ja ma lähengi poodi nii, et mul on jalas mingi sokid, sandaalid, dressid ja mingi talvepuffer. No see on katastroof, aga jummele savi. Aga kui ma olen töökeskkonnas, siis dress for the part nagu. Jah, väga huvitav. Minu järgmine punkt on, et hoia enda sõbrannasid ja tee nende jaoks aega. Nüüd see nagu, siin on nagu erinevaid aspekte nüüd, aga ma olen lugenud paljudest nendest kirjadest, mis meile saadetakse ja üldse kuuled elust ikka seda, et tihti, kui minnakse suhtesse, siis oma partner seatakse esikohale ja sõbrannad jäävad täiesti kõrvale. Mina isiklikult, ma võin tõesti öelda, et ma ei ole kunagi seda teinud. Mina saan sama öelda. Ja mul on selle üle nii hea meel. Ja ma ei taha kõlada nagu kurjalt ja see ei pruugi olla ka nii, Kaisa on sellest hea näide, aga mis ma tahan öelda, et tihti juhtub kahjuks nii, et peikad ei ole igavesti, vahetuvad, aga head sõbrannad võiksid olla igavesti. Ja selleks tuleb sinna panna aega ja
tööd alla, et need sõprused kestaksid. Jah, et karjäär ja elukaaslased ei ole kõige tähtsamad asjad maailmas ikkagi. Jah, et sõprussuhted minu arust on need, mis kannavad meid. Vähemalt mina tunnen nii, et minu sõprussuhted on mind läbi kandnud igasugustest väga rasketest aegadest ja need on mul ka siis, kui mul on elus ülimalt head ajad ja mul on siis inimesed, kellega koos kas siis tähistada neid häid aegu või siis nautida neid koos nende inimestega ja see minu arust viib elu täiesti uuele tasemele, kui sul on ümber need head inimesed. Aga see ongi see, et neid tuleb hoida ja nende jaoks tuleb aega leida ja see eriti kui sa oled väga pisi inimene, siis peab olema selline väga teadlik töö. Jep. Et sa paned kirja neid kohtumisi sõbrannadega, te lepite kokku juba kas siis pikka aega ennem, kui see on vajalik ja sa leiad selle aja, sest kui sa seda aega ei tee, siis paratamatult need jäävad kuskile ja mingi hetk sa avastad, et sul ei ole enam ümber neid inimesi. Jah, sest et see, et sina ei saa aega panustada, ei tähenda, et aeg seisab ja su sõbrad sind ootavad. Ja. Nii ei ole, paraku. Ja, paraku ei ole, jah. Okei. Ja mul on niisugune siis vahepeal loetlesin, et mitmenda juures me juba oleme, need 5, nii et ma oletan siis, et see on meie 9. Sa ei pea kõike saavutama enda 20-ndates. Meil nagu toome jälle näiteks selle, mis ma väiksena arvasin. 25-selt ma olen abielus, mul on ülihea karjäär, mul on kodu, mul on koer, mul on lapsed. Realistlikult elu ei ole selline. Ja ma tunnen, et meile pandakse kohati väga palju pressure'it, et me peame oma karjääri saavutama 20-ndates või et sa peaksid ikkagi abielluma, kui sa oled 20-ndates või mis iganes. Kuigi aina vähem vist minu arust, sest see liigub sinna, et on okei ka 30-ndates alamaid ja pere alustada on ju. Kuigi karjääril on tõesti päris palju nagu seda survet just, et 20-ndates nagu juba ikkagi jõuda kuskile. Täpselt. Ja see tekitab stressi. Eriti noortes inimestes, eriti nendes, kes näiteks lõpetavad gümnaasiumis, nad ongi mingid, oh my god, et mul ei ole nüüd ideed, mida oma eluga teha, see tähendab, et ma olen mingi läbi kukkunud, et kuidas ma siis ei tea, kuidas mu elu nüüd läheb. See on jumal okei. 20-ndates me avastame. Ma ei teadnud peale gümnaasiumit üldse, milline mu elu hakkab välja nägema. Aga ainus asi, mis ma ütleks, on see, et midagi teha ikkagi. Et kui sa ei tea, mida teha, siis ikkagi mingi suund valida ja hakata nagu midagigi tegema, sest päris see paigalseis, ega see ka ei vii kuskile, et midagi teha. Et kas või kuskile, ala peale gümnaasiumit, kuskile tööle minna või kui mingi eriala pakub huvi minna õppima või minna reisima või ühesõnaga kuidagi tegutseda. Jah, aga tõesti, et võtta see pinge enda pealt ära, et ega elu ei saa ju läbi siis, kui me 30 saame. Siis jätkub kõik ja meil on veel nii palju aega tegelikult. Mõned inimesed nagu ongi, mis need Steve Jobs ja kõik need nagu, ega nad ei saavutanud oma suurimat edu 20-ndates. Paljud saavutasid oma suurima edu 40-ndates, 50-ndates, nagu et meil on aega veel. Jah. Nõus. Ära hoia kinni suhetest, kus sa ei tunne end hästi või milles sa pidevalt kahtled. Ja see käib ka siis sõprussuhete kohta. Et 20-ndates sa oled piisavalt noor, tegelikult ükskõik mis vanuse sa oled, siis sa ei peaks kinni hoidma millestki, sest see on juba piisavalt kaua kestnud või sa oled harjunud selle inimesega. Ma ütleks, et isegi see, et sa armastad seda inimest, ei ole ainuüksi piisavalt hea põhjus. Et tuleb üles leida enda, ma ei tea, eneseväärikus ja kuidagi usaldada elu, usaldada universumit, et see, et jah, sa oled kellegagi juba, ma ei tea, pikalt koos olnud, kellegagi pikka aega sõber olnud, ei tähenda seda, et ainult selle põhjuse pärast peaks edasi olema. Et kui ikkagi miski muu logiseb, kui sa tunned pidevalt, nagu, et sa mõtled, et ma ei tea, nagu tegelikult mingid need asjad on valesti ja mulle ei meeldi see, kuidas ta kohtleb mind või... Kui need on asjad, mida te olete üritanud lahendada ja pole ei saagi lahendust selles mõttes. Et siis ei ole mõtet sellest kinni hoida, sest et elu on liiga lühike, et raisata enda aega suhetele, mis ei toida sind. Jah, nõustun.
Selles mõttes me ei ütle, et on kerge lasta lahti inimestest. See on väga raske. Oi ei, seda me ei ütle. Ei, aga mul on järgmine punkt ka selle kohta, nii et me jõuame veel tulla tagasi selle teema juurde. Okay. Ma nagu hüppan mingi ühest kohast teise, mul lihtsalt olid need nii igalt poolt. Tuli pähe niimoodi, sa panid kirja. Ja ma panin kirja, et suured unistused nõuavad suuri ohverdusi. Ehk siis toon oma näite. Minu unistus tantsukarjääris. Praegu minu ohverdused on need, et ma jään ilma lähedaste inimeste sünnipäevadest, et ma ei saa vahepeal olla oma sõprade jaoks olemas nii, nagu nad vajavad, et ma ei näe oma peret, ma ei näe Luunat ja need on väga suured ohverdused selles mõttes, et need tulevad teiste inimeste arvelt või need tulevad nagu ja ka sinu enda arvelt ja. Sest et sa tahaksid kõiki neid asju teha ja nautida. Jah, FOMO on suur. Aga selleks, et asju saavutada, siis me vahepeal peamegi mõtlema, et okei, kas see asi on väärt seda, et ma ohverdan nüüd selle ja kui on, siis ongi raske korraks, aga sa saab vähemalt tead, mille nimel sa seda kõike teed. Et jah, suuremat pilti kogu aeg nagu proovida näha. Jah, et nagu lihtsalt ongi, kui sa oledki väga ambitsioonikas inimene või tahad saavutada asju, mis ei tule nii kergelt, siis lihtsalt see nõuab võib-olla pikemaid töötunde, nõuab mingi rohkem sinu tähelepanu ja siis selle arvelt sa ohverdad midagi muud. Ja. Tulles siis tagasi natuke selle eelneva teema juurde. Südamevalu 20-ndates on vältimatu. Ja see käibki siis nii suhete kui sõprussuhete kohta. Ja kiirteed südamevalust ülesaamiseks ei ole. Ei eksisteeri. Võid lugeda küll raamatuid ja nõuandeid ja TikTokke vaadata selle kohta, mis võib-olla annavad küll mingit uut perspektiivi ja sa oskad asju natuke teise nurga alt vaadata, aga need ei ole ükski siiski kiirtee selleni, et sa ärkad järgmine päev ja sul on mingi elu on nii hea, ma ei tunnegi enam südamevalu. Ja ilmselt see tuleb sellest jällegi, et sotsiaalmeedias me näeme, kuidas inimesed on üks riil, kus ta on üliõnnetu ja juba järgmine, kus ta on ja nüüd ma olen saanud üle kõigest ja siis sa oled nagu what the fuck, see käis nii kiiresti. Jah, kuidas, miks mul ei ole? Tegelikult mitte kellelgi ei käi kiiresti. Et kindlasti on nagu erinevad tasemed, olenevad sellest, kui ma ei tea, kui pikk suhe oli või siis sõprussuhe või ma ei tea, kui tõsine see asi oli, aga raske on see igal juhul, aga nagu ma ütlesin, siis ma arvan täiesti vältimatu. Ma arvan, et mitte keegi ei lähe 30-ndatesse eluaastatesse niimoodi, et ei ole kogenud südamevalu. Et ta ei ole nagu ühtegi sõpra katoffinud või suhet või mis iganes. Ma arvan, kõigil juhtub seda ja see on lihtsalt paratamatu osa 20-ndatest. Nii et sellega tuleb leppida kahjuks. It sucks, aga mis seal ikka. Aga see on parema elu nimel. Täpselt. Nii et sa teed teene tuleviku ise endale. Okei, minu 7. investeeri kogemustesse, mitte asjadesse. Toon siis näite jälle noorusest, sest et mina olen alati olnud see, kes investeerib pigem reisimisse või siis õppimisse versus, et ma ostan endale räigelt asju kokku, ma ei tea, mingeid ilusaid kotte, riideid, täpselt. Ja mul oli sõbranna, kes oli just vastupidine, et ta tahtis kogu aeg reisida ja tahtis kogu aeg ma ei tea, käia igal pool ja üritustel, aga ta ei saanud, sest et kogu ta raha läks ilusate riiete ja meigi ja kõige muu alla ja selle inimesega ma enam ei suhtle muidugi, aga lihtsalt ma nägin, et nagu kui palju mina sain rohkem avastada nooremas eas, kui palju ma sain enda kohta õppida versus, et tema oli kodus kinni, ta ei saanud kuskil käia otseselt nii palju ja ta oli kade siis nende peale, kes said käia. Aga see oli lihtsalt, sest ta ei prioritiseerinud nii-öelda investeerimist kogemustesse. Jah, ma usun, et on ka olemas inimesi, kes on ka rahul selle valikuga, kui nad ostavad neid asju endale ja võib-olla nad ei tahagi on ju seda, aga jah, et just kui sul on tegelikult soov sisimas kogeda rohkem, siis see tuleb seada ka prioriteediks. Jah.
ma nõustun, et no asjad võivad ka kohati rõõmu tuua muidugi. Ei, nad toovadki ja ma olen ka vahepeal üliõnnelik, kui ma saan üliluusa kleidi või üliluusad aksessuaarid või midagi, ma olen väga õnnelik. Ma olen väga õnnelik selle kaelagi üle, mis mu ema mulle kinkis, mis iganes, et nagu see on asi, mis mulle kogu nagu järjepidevalt toob rõõmu. Aga noh, siis meil on ka mingid nagu need emotsiooniostud, mis röövivad meie raha ja siis sa pärast kahetsed ja siis sa oled nagu, aga nüüd ma tahaks nii väga minna sellele koolitusele, aga ma ei saa, sest et mu, ma ei tea, Fendi kott, see võib olla veits liiga suur firma, mida öelda, mu mingi, ma ei tea, ma ei oska väikseid firmast öelda, väiksemaid, ma ei tea, Kessi kott maksis sama palju kui see koolitus, noh. Tahan kõik mingid ülikalleid brände öelda. Louis Vuitton. No aga mõni koolitus maksabki sama palju kui see Louis Vuittoni kott. No võib-olla Louis Vuittoni rahakott. Koolitusi on raudselt mingi 4 tonniseid. On. Nii et ikka leiab. Okei. Minul on nüüd, et töö ei ole su elu. Ehk siis, ja mis ma siia juurde kirjutasin, et see, et sa pole haiguslehte mitu aastat võtnud või et sul on puhkusepäevi üle või et sa tegid eile kella 9 tööd, ei tee sinust paremat ega õnnelikumat inimest. Ma olen olnud sellises keskkonnas, kus inimesed hooplevad selliste asjadega, et ma vastasin eile kell 10 veel mingitele meilidele või et ma tulin täna juba kella 7 kontorisse või siis, et issa, mul on sealt eelmisest aastast veel mingi 2 nädalat puhkust võtmata, ma ei teagi nagu, mis ma sellega teen. See kõik on minu jaoks selline, et oota, kas sa nagu arvad, et sa upitad ennast kõige sellega praegu, sest minu silmis küll mitte. Et me töötame selleks, et elada ja elus on nii palju asju, mis peaksid olema väärtuslikumad ja olulisemal kohal kui töö minu arvates. Töö ei tule sulle appi raskel ajal, töö ei paku sulle lähedust, ehk siis lähed kallistad oma arvutit kontoris, kui üksik oled. Jah, on ju tõesti väga äge küll, et õpi ennast väärtustama teistel viisidel kui see, kui palju sa tööd teed. Et see on minu jaoks nagu nii oluline punkt või lihtsalt ma ise tõesti ei näe suurt väärtust selles, kui nagu inimene on töönarkomaan. Nagu muidugi inimesed on erinevad ja siit samast ma mõtlen, et kellelegi kindlasti ta töö võibki ka väga palju rõõmu tuua. Mul toob. Ja minu praegune töö toob mulle ka rõõmu, aga ma ei tea, seal on nagu mingid piirid või ma ei tea. Ja meie tööd on väga teistmoodi. Ma arvan, et see töö, mida sa teed ise enda jaoks, on tähtsam lihtsalt kui see töö, mis sa teed teiste jaoks. Et kui sa lähed rabama kellegi teise ettevõttes kella 7 kella 9 õhtuni, et siis ei ole minu jaoks väärt seda, aga see on minu isiklik arvamus, et sa ei rabad lihtsalt kellegi teise jaoks, et keegi teine saaks sinu unistuste elu elada. Nii võib-olla. Jah, või nagu, et siis ma panekski selle nagu, keeraks selle ümber, et ma töötan nagu selle jaoks, et mina saaks oma head elu elada ja sinna see ei hõlma seda, et ma teen ületunde ja ei võta puhkust välja, vaid just ma võtan kõik puhkusepäevad, mis vähegi saab ja veedan nii vähe aega tööl kui võimalik, sest et kogu muu elu on see, mida ma armastan ja kuhu ma tahan pühendada oma aega. Jah, täpselt. Järgmine asi, mis mina olen õppinud, ma õppisin Kaisalt. Ja see on, et tähistame väikeseid võite. Sest et jällegi, kui sul on suured unistused, siis me mattume võib-olla sellesse ja me unustame vahepeal ära ja ennast ja mõtleme, et issand jumal, et kõik on nii halvasti ja ma ikka pole jõudnud sinna, kus ma tahan ja siis sa oled kuidagi nii stressis selleks, et seda suurt eesmärki saavutada, et sa ei märka isegi kõiki neid väikseid asju, mis sa nagu tee peal oled saavutanud, et jõuda üldse sinna suurema eesmärgi juurde. Nii et neid tuleks tähistada ja endale meelde tuletada, et sa oled ikkagi tubli ja töökas ja tegus, tore, ja kas või kui muidu on raske, siis panna mingi perspektiiv, et võrrelda mingi, kus ma olin aasta aega tagasi, aga kus ma olen täna ja kui seal on juba positiivsed muutused selles suunas, kuhu sa tahad liikuda, siis juba on see tähistamist väärt. Issand, kui ma isegi ei pannud seda kirja. Okei, nii, mis mul siin järgmiseks on? Ära kuula kellegi nõuandeid või kriitikat, kes ei ela seda elu, mida sina endale tahaksid.
ja ma kirjutasin siia, et isegi kui ta elab seda elu, mis sa tahaksid, siis ikkagi võta neid nõuandeid with a grain of salt. Kuidas see eesti keeles on muidu? Ega ma tegelikult ei teagi. With a grain of salt, ma tean inglise keeles ainult seda väljendit. Kahtle selles ikkagi natukene või nagu... Ära võtaks nagu täit tõde. Jah, just. Et ja see käib muidugi ka mingi netikommentaatorite kohta väga hästi, et kuigi me ju ei tea, kes seal ekraani taga on, ütleme, kui meile kirjutatakse midagi negatiivset. Aga ma julgen arvata, et kui see inimene on võtnud selle aja, et kirjutada minu mingi TikToki alla, et sa oled lollits, siis ma ilmselt ei tahaks seda elu endale. Ja ma ei tahaks selline inimene olla. Ma mõtlen seda, et juba praegu see elu, mida me tahame, mida me elame, ja me teame, mis me peame tegema selleks, et saavutada seda, mis me tahame. Meil ei ole aega isegi, et kommenteerida mingeid siukseid asju kellegi video alla. Negatiivseid asju ma scrollin edasi. Ja sa nagu ei meeldi, okei, savi. Edasi. Järgmine. Et ja samamoodi see käib siis ka sugulaste või sõbrannade kohta, kes kritiseerivad sinu mingeid valikuid. Et siis nagu korra nagu astu samm tagasi ja mõtled, aga kas ta elab seda elu, mis ma tahan? Ma tean, et tihti inimestel on ka perekonnas just nagu siis sugulased või ema, isa kritiseerivad kas mingeid õpingute valikuid, karjäärivalikuid. Aga siis nagu ongi see, et kas nemad elavad seda elu, mis sina endale tulevikuks tahad? Et kas nad elavad seda elu, mis sa tahad oma lastele pakkuda, et kas sinu lapsepõlv oli siuke, kus sa tahaks, et sinu laps kogeks samu asju? Et seal on suur võimalus, et see ei ole see, mis sa tahad, nii et siis ka nagu endale meelde tuletada seda, et sina oled lõpuks see, kes elab oma otsustega, mitte keegi teine. Seega pead sina nende otsustega rahul olema. Jah. Motivational speaker Kaisa on rääkinud. TED Talk. Okei, järgmine. Mul on mingid asjad, mis on juba kattunud, et see allaandmine, et me tohiks alla anda väga kiiresti. Me kuidagi puudutasime juba seda, nii et ma jätan selle vahele. Kuigi mitte nii või oli nii konkreetselt? Ma ei tea, aga igal juhul mul on muidu pandud kirja, et ära anna liiga kergesti alla. No ma arvan, see on hea point ju. Okei, siis ma ütlen selle oma 9. Et jällegi on asju, võib-olla on mingi karjäärivalik, mis sa oled teinud, mis sa näed, et nii paljud inimesed teevad ja siis meil on paratamatult see, et kui me kiiresti ei saavutada seda ja sa mõtled, et aga keegi teine juba on saavutanud selle ja sai nii kiiresti, et savi, et ma valin midagi muud, et ma ei saanud seda nii kiiresti, kui see mingi teine inimene. Et tegelikult see on nagu veidi vale mõelda niimoodi ja mina ise vahepeal olen süüdi selles, et ma ei anna alla, aga ma vahepeal nagu olen... See mõte läheb sinna kanalisse. Ja, et kuidas tema nii kiiresti seda tegi ja kuidas mina ei saa seda nii kiiresti teha, et tegelikult nagu visata need võtted välja, keskenduda enda nagu teekonnale ja mitte alla anda nagu väga kergelt. Või siis kasutada motivaatorina neid mõtteid isegi, et kui tulebki see, aga kuidas tema nii kiiresti jõudis, siis olla nagu, et ma töötan edasi ja ma jõuan ka sinna, et nagu kuidagi proovida enda kasuks siis pöörata neid mõtteid. No selles suhtes jah, et ma arvan näiteks minu YouTube'i kanal on sellest ka üsna hea näide, et mõni teine, kes oleks tegutsenud, mitu aastat ma nüüd olen, 4 või ma ei tea enam, 4 äkki, kellel 4 aastaga oleks mingi, mis mul on 6500 subscriberit. Ta oleks ammu alla andnud, sest ootus on see, et sul on ikkagi 20 000, 100 000. Jah, on ju. Eesti kontekstis räägime siis. Okei, no siis 20 000 näiteks on tegelikult realistlik. Ja või ühesõnaga, et ootus võiks ju olla väga teine ja et sa ikka sellega aja siukest tuhhi kokku, on ju. Ei aja. Ütleme kohe, et ei aja. YouTube'iga üldiselt ei teeni väga. Aga selles suhtes mulle piisavalt meeldib see. Ma tahan jätkata, ma ei ole endale neid numbreid. No võt nüüd võib-olla mõni just nagu vajab seda, et tal on see number ees. Ma ei tea, on ju. Kui sa oled numbrite inimene, mina olen numbrite inimene näiteks. Aga siis see võib ju ikkagi selles kontekstis väga keeruline olla, sest et seal ei ole alati just selles kontekstis nii palju, mis sa ise saad teha. Et sul oleks mingi 20 000 subscriberit, on ju. Et siis on natuke keeruline.
Ei no, aga ikkagi on neid samme, kuidas sa saad need 20 000. Nagu, et kui sa paneksid mingi challenge, et pool aastat 20 000, küll sa mõtled välja midagi, kuidas sa saavutada. Arvad, jah. Paned rohkem mingi sponsored poste, ma ei tea, tööle rohkem reklaame, giveaway'sid, something nagu. Ma arvan, et see on võimalik, aga lihtsalt... et ma ei ole piisavalt töötanud lihtsalt. Mitte seda. Ma ei tea, kas sinu eesmärk oli 4 aastaga 20 000 jälgijat täis saada. Mul ei olnud numbrilist eesmärki, aga võib-olla selle pärast nii vähe ongi. Okei, see on väike mõttekoht mulle. Okei. See oligi sinu point, nii et minu poole tea. Lähme edasi, jah. No point on see, et Kaisa pole veel alla andnud isegi kui 20 000. No näed sa, ikka loll läheb edasi. Et võib-olla see näitab intelligentsi taset, et kui ikka miski ei toimi ja sa 4. aastat jutti nühid, siis võib-olla on aeg lõpetada. Okei, see oli nali ikkagi. Et pigem ole konsistent ja kui sul on eesmärk, siis selle nimel töötada ja ikkagi mitte kergelt alla anda. Minul on siin kirjas, et leia asjad, mis sulle tõsiselt rõõmu pakuvad ja tee neid. Ja siis, kuna ma olen nagu kuidagi sotsiaalmeedias näinud seda, et tihti ma olen just näinud seda, et nagu tüdrukud või naised on siis, et mingi, et ma ei tea, et mis mu hobid on, et mulle meeldibki mingi shoppamas käia ja mulle meeldib mingi kohvikuid avastada ja ma olen nagu normaliseerime selle, et see ongi su hobi. Nagu, miks see on kuidagi vähem väärt kui see, et keegi maalib? Ja. Ei ole ju tegelikult. Või käib laulutundides või käib tantsimas. See on samamoodi nagu mingi meikimine, tõsieluseriaalide vaatamine võib ka hobi olla. Miks mitte? Et minu arust see ei ole mingi asi, mis automaatselt näitab su mingi intelligentsuse taset, et mingi sulle meeldib Love Islandit vaadata, siis sa oled loll. Et ei, kui sulle see meeldib, see toob sulle rõõmu või pakub mingit rahu, meelelahutust, palun väga, leia enda jaoks lihtsalt need asjad ja tee neid, sest et nagu päeva lõpuks, kui see asi sind rõõmsaks teeb ja me ju tahame õnnelikud olla üleüldiselt, siis nii ongi, siis tee seda lihtsalt. Ja rasketel aegadel võib see olla väga hea motivaator, et okei, et kui ma nüüd selle ülisita asja ära teen, siis ma saan minna koju ja vaadata Love Islandit. Näiteks, jah, just. Jah, nõustun. Whatever, vahet pole, kui suur või väike või kui tähtis või mitte tähtis sobi on. Kui see toob sulle rõõmu, lihtsalt tee seda. Jah. Ja isegi kui pole 20 000 jälgijat, on 6500, aga näe toob rõõmu. Tee edasi. No ma tahtsin siia eelmise punkti juurde lisada, et nagu, et samas, et kes ütleb, et see intervall on olnud nii pikk, et sa annaksid kiirelt alla, kui sa nüüd lõpetaksid või et 4 aastat on lühike aeg. Äkki ei ole? Vaat jah, ma ei tea, et kes see ütleb, mis see mõõdupuu on. Jah. Okei, no siis viimane asi, ma ütlen siis midagi, mida ma veel ei ole näinud, mul on siin veel ja mul tuli vahepeal siin podcasti käigus tuli veel asju meelde, aga... Väga hea, sa pead need, kas sa juba panid kirja ka või? Ei pannud, aga ma arvan, et need tulevad igatpidi nagu kogu aeg, kui sa mõtled selle teemal, see on nii palju asju, mis ma olen juba õppinud. Aga ma ütlen siis viimaseks ja ilmselt seal tegelikult võib-olla läheb juba üleüldiselt kokku paljude punktidega, ehk siis, et enda tassi tuleb täita enne teiste oma. Et kui sina oled tühjaks imetud käsn, siis sa ei saa olla see ray of sunshine või positiivsus või mingi ülimotiveeriv kaaslane kellegi teise jaoks või siis sõber kellegi teise jaoks, et sul ei ole lihtsalt endast midagi anda, kui sa oled endast kõik ära andnud. Jah, ehk siis siia juurde käibki kas või see eelmine punkt, et tee neid asju, mis sulle rõõmu pakuvad. Täida enda tassi. Just, või vali karjäär, mis sulle meeldib, et kõik need asjad meie elus mõjutavad seda, kui palju me endast ka välja saame anda. Ja minu viimane punkt. Sina ei saa inimesi muuta, kui nad ise muutuda ei taha. Ja kui nende teod ei näita, et nad tahaksid muutuda, siis nii on. Et suusõnaliselt võivad inimesed igasuguseid asju öelda, aga tegelikult tuleb jälgida ikkagi tegusid. Ja see siis käib nii romantiliste suhete kui sõprussuhete kohta. Et kui
kui ikkagi midagi ei sobi ja sa oled seda väljendanud ja see ei muutu, siis sellega tuleb leppida, et nüüd nii on ja sealt edasi siis vaadata, kas sulle ikkagi sobib see või kui ei sobi, siis tuleb lahkuda. Ja minu arust oleks kõige hullem see, et tülide käigus keegi hakkab sulle ütlema, et ma muutusin sinu pärast. Et see on kõige halvem nii-öelda motivaator. Ja et kui ta saab hõõruda seda, sul on nagu mingi nina alla. Ja et sa pead muutuma, sest sina tahad muutuda. Ja siis ma kirjutasin siia juurde veel, et kui sinule ei sobi see versioon inimesest, kes ta praegu on, siis ära pigem jää ootama seda, et seal toimub muutus, sest suure tõenäosusega sa raiskad oma aega. Ja. Et ma ei taha sellega öelda päris seda, et inimesed ei saa muutuda. Absoluutselt saavad. Aga see võib lihtsalt nii palju aega võtta ja võib-olla see pidurdab sinu elu. Jah. No ma nõustun. See on jällegi siuke üks nendest karmidest tõdedest, mis sa ütled välja ja siis et see on raskem teha kui nii-öelda öelda, aga lihtsalt nii on. Ja. Meie elude põhjal siis. Kuule, mega põnev episood minu arust. Minu arust ka. Oleme siuksed motivational speakerid. Tahate üritusele motivational speakereid, võtke meid. Võtke meid, taskusõbrannad tulevad, räägivad. Taskusõbrannad tulevad, räägivad, juhivad teie õhtut, whatever you need. Väike promo. Reaalselt ma tahaks täiega õhtujuhtimist teha, ma olen juba ammu seda tahtnud. Nii et kutsuge meid oma pulma. Või kuhu iganes. Kuhu iganes. Mingisse, ma ei tea. Mingi naiste õhtu, ma ei tea, me tuleme. Something. Ja me räägime. Yes. Ja me tõmbame rahva käima. Kui vaja. Oh my god. Just, on juhul, kus nüüd lubab kokku. Reaalselt. Kaisa, oota nüüd nagu suured sõna. Okay. No võtame rahulikult, aga kutsuge meid. Ja siis siia lõppu tahtsin öelda veel, et kui juba ei ole väljas, siis kohe varsti tuleb ka märtsikuu Patreoni osa välja. Seal ma ütlen, et te saate ikkagi ka meie elude kohta natukene rohkem kuulda, kuna seal ka me teeme oma kõrg- ja madalpunkte. Need on uued asjad, mida me siin siis ei ole rääkinud. Nii et kui sa tahad veel rohkem teada, siis seda saab sealt ja üldse igasuguseid põnevaid storysid ja vaatenurkasid juurde. Nii et kindlasti Patreonis subscribe'ige või mis iganes see seal on. Ja aitäh, et sa kuulasid. Jah. Loodetavasti olid toredad 53 või minutit äkki oli. Äkki ma ütlesin täpselt, ma ei tea. Ma ei tea. Igal juhul vaatame, kui täpselt ma seda ütlesin, aga loodetavasti oli tore tund, mis sa meiega veetsid. Jah. Näeme järgmises episoodis. Bye!